Mina olen Marika ja kutsun sind kaasa Puhtulaiule vaatama ja imetlema sealset kaunist loodust. Puhtulai asub Virtsust 2 kilomeetri kaugusel Lääneranna vallas. Aga miks ma siin seisan? Valisin Puhtulaiule sõiduks tee, mis oli kunagi kitsarööpmeline raudteetamm. Täna on siin autotee. Aga tee on nii kitsas, et 2 autot teineteisest mööda ei mahu. Mõlemal pool teed on merelaht. Aga väga ilus on siit Puhtulaiule sõita. Ja asume praegu Laelatu poolses otsas. Ja hakkame siis minema. Panime auto parkimisplatsile ja seisame siin Puhtulaiu värava ees. Puhtulaid kuulub Maaülikoolile ja siin on ka siis Maaülikooli silt. Aga lähme väravast sisse. Puhtulaid oli vanasti saar, aga 18. sajandil rajas Virtsu mõisnik siia saarele suvitusrajooni ja ehitas tammi mandri ja saare vahele, et saaks mugavalt saarele sõita. Nii et täna on siis tegemist poolsaarega. Te ei ole enam merelahtasid siin vahel. Jõudsime Puhtulaiule ja Puhtulaid on oluline 4 märgi poolest. Tema taimestik Puhtulaid on siis kuulus oma salumetsa poolest, mis on Eestis suhteliselt haruldane. Ja salumetsa siis moodustavad aialehelised puud, tammed, vahtrad, pärnad, jalakad, saared, sekka ka mõni hobukaste. Siis on ta oluline lindude rände osas, ja arktiliste veelindude rände osas. Kevad- ja sügisrände puhul on siin loetud kuni 2 miljonit üle lendavat lindu päevas. Kolmandaks võiks välja tuua tema erilise ajaloo, kui Virtsu mõisnik otsustas siia rajada suvitusrajooni ja ehitas siis mandri ja saare vahele tammi, et saaks mugavalt ja kiiresti saarele tulla. Ja neljandaks on ta oluline ka uurimisobjektina, et siin asub Maaülikooli bioloogiajaam, kus siis bioloogia tudengid uurivad saare taimestikku ja loomastikku. Ja meie asume siis saare põhjaosas ja liigume siis saare keskosast lõunaosasse. Ja siin on siis Puhtulaiu kaart. Me asume siin, kus on parkimisplats ja liigume siis saare lõunaosasse, kus on linnuvaatlustorn. Kevadel, kui puud ei ole veel lehte läinud, särab metsaalune varakevadistest õitsejatest, valgetest metsülastest, kollastest ülastest, sekka mõned lillakad kopsurohud. Ja see on imeline vaatepilt, mida tuleb tulla kevadel nautima. See on oluline Puhtulaiu maamärk ja tamm ise on ligi 500 aastat vana ja ligi 5-meetrise ümbermõõduga. Et kui siin tahad käest kinni hoida, see ümber tamme ringi moodustada, siis on vaja kuskil 4-5 inimest. Lähme edasi ja lähme otsime ka Puhtumänni üles. Aga kõikjal siin ümber on karulaugu lõhn. Jõudsime Puhtumännini, teine oluline Puhtu asukas. Ja seal ta asub. Säilitada ürgset loodust. Kõik, mis maha kukub, nii ka jääb, kui ta just otseselt
kõndimist ei sega teil. seisame teedel istumiskohas ja teed viivad siis igalt poolt mere äärde. siin olid igal pool olid suvemajakesed, mille siis Virtsu mõisnik Borrelvi rajas. ja meie lähme vaatame siis siit mere äärde, aga lähme vaatame Schilleri ausammast. Saksa luuletajale Friedrich Schillerile pühendatud ausammas, mille kunagi siis Karl Turve tegi, aga teda on praegu taastatud. See on taastatud. Juba pistavad oma pea välja kuutõverohud. Neil tulevad ilusad valged kellukesed külge juunikuus. Väga hea pakke tuli välja. Linnavaatustorn, kus saab siis jälgida lindude kevad- ja sügisrännet. Siin asub siis ka Erik Kumarile pühendatud ausammas, kuna tema asus siin linde uurima ja linnu kaitseala eest seisma.